Näiteks alustame saatega. Muidugi. Alustame. Teeme nii. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet. Jim unustas jälle ära. See oli alguse osades mingisugune tõsine probleem. Ma mäletan mingis teises või kolmandas osas ma lubasin postid siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et ega ma ei tea ju, mis saadet kuulaja kuulab. Selles mõttes, et võib-olla see podcast, saad aru, võib-olla meie saade on hoopis taustal ja ta reaalselt kuulab näiteks R2-st midagi mingit, ma ei tea, Koit Raudsepp või vaatab ETV-d ja mingi saade kuskil nurgas. Ringvaade käib, on ju, playeris podcastid, ütleme, telefoni ja jope taskusse, on ju, kuulas teel koju podcast'e. Siis nagu pani jope nagisse, läks telekat vaatama ja siis tuli lihtsalt popkulturistide uus osa playlisti, on ju, ma ei tea. Või jäi magama. Aga need, kes meid ju ikkagi kuulavad saadet popkulturistid, eks ole? No jaa, need, kes on päriselt meie lojaalsed fännid, nemad kuulavad tähelepanelikult hetkel saadet popkulturistid. Sest need, kes meid ei kuula ka. Tõsi. See, et saade kuskil mängib, on nagu kolmanda teema. Okei, nii et väga hea, jah. Saime selgust, et te kuulate saadet popkulturistid. Kui te seda praegu kuulete, mis me praegu ütlesime, siis ju te kuulate. Jah, see teema nagu liiga pikale veninud. Ma arvan. No kuskil on keegi, kellel oli seda vaja, ma arvan. Võib-olla meil oli seda praegu vaja. No siis ongi. Järelikult. Meie olimegi need. Meie viimane saade sai päris palju vastukaja. Või ma ei tea, mina kuidagi tunnen, et inimesed on mulle rääkinud sellest saatest, öelnud, et väga huvitav oli, väga põnev diskussioon, oleks tahtnud ise palju nagu kaasa öelda. Puhata ja mängida saatejuht Rainer Peterson näiteks ütles, et oleks tahtnud mitu asja diskussiooni öelda, mida ma kohe automaatselt nagu tõlgendasin, et me ütlesime kõike valesti, et meid tuleks nagu korrigeerida, aga ta ütles, et nii hull asi ei olnud, eks ole. Jah, see eelmine saade minu enda jaoks oli ka kuidagi nagu oluline analüüs, et ma nagu sageli ongi niimoodi, et rääkides ma saan aru, mida ma tean või ei tea või mida ma arvan või ei arva. Samamoodi kirjutamine aitab mul tegelikult nagu mõista, et mis mu sees üldse toimub või mida ma üldse nagu taipan või mismoodi ma mingeid asju vastu võtan. Et selles mõttes, mõnes mõttes meie iga osa on niisugune nagu arenguvestlus, et me kunagi ei kuuluta mingit tõde kuskilt kõrgelt poodiumilt inimestele, vaid pigem nagu otsime seda koos, on ju. Ja sellepärast on hullult tore ka, et kui inimesed meiega kaasa räägivad, sekkuvad diskussiooni, pakuvad oma seisukohti ja vaatenurki meile ja võimalus selleks laivis on nüüd 10. juunil, kui toimub popkulturistide sünnipäeva live salvestus Von Krahlis koos Jarek Kasariga. Ja, suur pidu. See oli eelmises saates, me jätsime selle üks nagu saladuse loori kogu selle ürituse peale katteks, et tunduda huvitavamad. Tegelikult me lihtsalt veel orgunnisime seda kõike, nii et nüüd võib välja hõigata kõva häälega 10. juuni kell 7 uksed avanevad, kell 8 algab avalik salvestus, kus kõik popkulturistide sõbrad ja inimesed, kes meid veel ei tea, siis meie tulevased sõbrad, kes sinna kohale tulevad, saavad meid lives näha, saavad kuulda, mis juttu me räägime ja saavad sekkuda, saavad esitada meile küsimusi ise ja küsimusi võib hakata kas või kohe saatma meile, et me teeme mingisuguse nimekirja nendest ja siis võtame lavale kaasa ja koha peal saab ka sekkuda, laseme mikrofoni ringi käima, ühel hetkel kutsume lavale Jarek Kasari, keda me niikuinii oleme siia saatesse tahtnud tegelikult juba ammu kutsuda, sest et me oleme kuidagi nii palju jõudnud tema muusikani ja tema panuseni Eesti popkultuuri oma saadetes tundus nagu loogiline kaasata teda ka. Õnneks ta oligi nõus ja õhtu lõpeb Jareku kontserdiga, nii et 100% väärt üritus, kuhu 10. juunil kohale tulla Von Krahli. Tegime ka Facebooki evendi, pange sinna going, sest et interested, we are not interested in interested. Mida me selle interestiga peale hakkame? See tähendab seda, et sa ei tule. 50 inimest ütlevad interested. Ja see tähendab, et 50 inimest ei tule. Siis me teame arvestada, et 50 inimest juba ei tule, aga meil on vaja teada, kes tuleb. Nii et palun, pane kas või praegu saade pausile, mine Facebooki, ära väga kauaks sinna jää, lihtsalt otsi konkreetselt üles meie üritus popkulturistide sünna Jarek Kasariga, pane going. Going.
jah. ja vaata meie ägedat plakatit ja Facebooki headerit, mida aitas kujundada minu abikaasa Eva. Jah, võiks öelda, et ta isegi kujundas selle otsast lõpuni, meie pigem ise aitasime teda mingite juhistega. Aitasime või ütleme, tema kujundas kena plakat ja siis meie aitasime seda ära rikkuda oma nõudmistega. Just, alguses oli ilusam. Aga kuna me kogu aeg ei tee seda saadet ikkagi lives või las ma parandan ennast, kuna me muidu ei tee kunagi seda saadet lives, siis inimesed kasutavad ikkagi muid võimalusi, et meiega kaasa rääkida ja pärast eelmist saadet, mis rääkis siis sellisest nagu macho üleküllusest, macho poosi või hoiaku üleküllusest hip-hopis ja sellest, kuidas see nüüd 00-ndatel ja 10-ndatel niimoodi muutus või on muutumises ja see hüppelaud oli meil Genka intervjuu siis Ekspressis on ju, et siis oli nagu väga tore lugeda sellist ülisisukat kommentaari meie Facebooki lehel kuulajalt nimega Mihkel Noot ja tegelikult ma isegi loeksin selle otsast lõpuni ette, see on niisugune pikem lugemine, aga meil on ju aega, me ei närvitse, meil ei ole kuskile kiire, nii et ma lihtsalt loen selle ette, sest et see on nagu väga mõnus niisugune nagu järelsõna kõigele sellele, mida me siis eelmine kord arutasime. Mihkel Noot siis Facebooki lehel ütleb: Räpist rääkimine on tihtilugu ohtlik teema, sest rääkijad tunduvad olevat pigem külalised kui austajad. Kõvatamise juured peituvad ikkagi battle rapis ja paljugi sellest, mis tol üleminekuperioodil, kui toorest battle rapist saab tõsiseltvõetava tagakataloogiga mitmekülgne artist, kandub muusikasse üle. Ma ei tea, loodan, et kuulaja sai aru, sest mul endal mõte katkes korraks ja tegelikult siis, kui lugejal mõte katkeb, siis ka kuulaja sageli ei suuda mõtet järgida. Aga vähemalt nüüd nad jõudsid järgi selle kommentaari peale. Loen edasi. Ja kui me juba defineerime sõna macho, siis tekib kaks perspektiivi. Üks positiivne, teine negatiivne. Teate isegi. MC tähendab lonkavas otsetõlkes tseremoonia meistrit. Kõige imposantsem individuaal ruumis. Suurem kui elu, keegi, keda tähele panna. Sekka ka asjaolu, et paljud, mitte kõik räpparid kasvasid üles keskkonnas, kus pehme olemine ei olnud võimalus. Enesekehtestamine kui kaitsemehhanism. Hip-hopi algusaastad ei olnud kuigi poliitilised, revolutsioonilised ja nii-öelda teadlikud teemad kerkisid esile 1980-ndate viimases pooles. Uurige näiteks Public Enemy esimese albumi Yo, Bum Rush the Show tracklisti My Uzi Weighs a Ton, You're Gonna Get Yours, Sophisticated Bitch. Aasta hiljem aga It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, mille kõlapilt ja temaatika tegid 180-kraadise kannaka. Ja kui räägime rahast, autodest ja naistest, näitemäng. Kuigi postmodernistid ei taha seda tunnistada, on need kolm asja meeletult atraktiivsed. Hip-hop on väga vägev power trip. Kuidas keegi seda aga oma reaalses elus tõlgendada valib, see jääb nende enda otsustada. Olen üsna veendunud, et Eesti hip-hop on oma kasvamisvaludest üle saanud ja 2000. aasta keskpaigas valitsenud huudi mentaliteedi osakaal peaaegu et olematuks kahanenud. Jagaksin siiski kõrgeid viisi, et juhtisite tähelepanu Chalice'i debüüdi tähtsusele. Kasutaksin väljendit Tartu sotsiaalteaduste tudengi bingost. See muutis paradigmat. Seda on raske artikuleerida, sa pidid lihtsalt kohal olema, kui see 2003. aastal kukkus. Ka see album järgis teatud motiive, mis läänes tol hetkel populaarsust kogusid. Mäletate ehk väljendit backpack rap, mille Kanye oma esimese albumiga Zeitgeisti tagasi tõi. Ühendatud inimesed hävitas paljud eelarvamused, mida Eestis 2000. aasta alguses räpiga seostati, isegi minu emale meeldis. Selline väga põhjalik ja hea sisukas järelsõna. Seda oli tõesti hea lugeda, hea kuulata, et selles suhtes mina ka, ütleme eelmine kord, kui me rääkisime, ma ise nagu tundsin kogu aeg seda puudustust, et mina kindlasti olen see külaline, mina olen see, kes on seda žanrit nagu pikalt niimoodi mööda minnes nagu pigem kogenud ja nüüd hiljuti alles järjest rohkem nagu on huvi selle vastu tekkinud tänu erinevatele aspektidele. Suuresti ongi see meie enda Eesti hip-hop artistide tõttu, kes on suutnud seda edasi arendada, populariseerida ja tuua välja ka neid aspekte, mida võib-olla selline möödakäija muidu ei panekski tähele, et kui sa tõesti räpi puhul ainuke asi, mida sa kuuled ja näed, on selline MTV on nüüd vale öelda või MTV-lik või et muusikavideodes tõesti ongi ainult mingisugused räpparid, kes näitavad mingisuguseid autosid, naisi, püstoleid, kulda, mida iganes ja sa kuuled sealt sõnadest välja ainult neid roppusi, sa rohkem ei lähene sellele või kuuled, kui palju seal piiksutatud on, et siis sulle võibki jääda mulje kui sellisest, tegu ongi sellise väga pealiskaudse asjaga, aga ma ütlen, et tegelikult päris suur töö on ära tehtud erinevate, minu jaoks just täpselt, et Eesti räpparid, Eesti hip-hop artistide poolt, kes on
suutnud seda taset nagu ise hoida, ise tõsta ja populariseerida, see ongi ju tegelikult oluline, et noh, et kui sinu värk on väga underground ja sa teed seda ja kõik nagu see underground kamp saab aru, kui äge see on, et noh, kui keegi ei suuda seda nagu kuidagi välja tuua, siis pole ime, et keegi sellest aru ei saa, eks ole, ja see kommentaar nagu selles suhtes, noh, minu jaoks jällegi avas seda, et seal on nii palju selles maailmas, mis on huvitav, mida uurida, mida analüüsida, millest mõelda, et avastamist mul jätkub selles suhtes. Siia sinu juurde külla tulles ma kuulasin Genka ja Paul Oja mixtape'i, ma olen seda, noh, tahaks seda hullult pikalt edasi lükanud, tegelikult see ei ole olnud hullult kaua väljas, see album, aga siiski, noh, et ma nagu ootasin seda hetke, et mul oleks nagu, no see hetk, kus ma hakkan seda kuulama, ma juba teadsin, et see on väga hea, on ju. Aga nüüd tuli see hetk ja siia kõndides ja seda kuulates, seda aru, ma lihtsalt kõnnin mööda täna, et nagu muie on näol, mis ei taha nagu ära minna, sest et see on, noh, see on nagu iga uus rida seal pakub nagu sükest rõõmu ja sükest nagu äratundmist, et see mõjub nagu mingisugune katalüsaator ajule ja mälule kuidagi ja see album, see mixtape tuletas mulle meelde ikkagi seda põhitõde, kuidas hip-hop esiteks on hullult tugevalt ikkagi seotud selle laiema kontekstiga, milles ta sünnib. Ütleme, seda võib mõnes mõttes öelda nagu iga kultuurifenomeni kohta, aga hip-hop on nagu eriti kuidagi sihuke ajastu pulsil kätt hoidev žanr ja selles mõttes on väga raske tegelikult suhestuda isegi meil võib-olla mingisuguste vanakooli räpi teemadega, sest et see kontekst on meile võõras lihtsalt ja kui sa räägid, et need Eesti hip-hopparid on suutnud tuua mingisuguse niši žanri kuskilt nagu nurgast välja ja tõstnud selle siukseks nagu mainstreami vääriliseks asjaks, et siis see ongi just see protsess, kus mingi võõras asi, mingi võõras žanr kodustatakse ära, et kui seda kopeerida, siis see on nagu võlts, see on imelik, on ju, see on lihtsalt kuidagi nagu vägisi üle toodud ja sa saad aru, et inimesed lihtsalt nagu matkivad mingit stiili, aga seal ei ole hinge sees, see ei ole nagu, see ei kõneta sind siin praegu, aga mida Genka ja Paul Oja ja kõik A-rühma vennad ja Jarek Kasar ja Reketid, Beebilõustad, Põhjamaade hirmud, noh, kõik mehed ja hip-hopi naised, mida nad on teinud, ongi just see, et nad on nagu aasta-aastalt toonud seda asja kuidagi lähemale meile kõigile ja teinud seda lihtsalt nagu, noh, teinud seda nii, nagu siin ainult seda saab teha. Ja mida rohkem ta on kuidagi nagu see meie asi, seda rohkem ta lähebki meile korda, ilmselgelt, eks ole. Et noh, võiks ka öelda, et Põhja-Tallinn on ju, mille kohta võib ju igasuguseid asju öelda ja noh, mida iganes, et ma ei pea neid isegi ütlema, et siis ikkagi noh, ei saa eitada, et isegi Põhja-Tallinnal on mingi oma roll olnud hip-hopi nagu mõistetavaks tegemisel, eks ole. Et nad on toonud selle nagu, nemad ka on nagu andnud oma panuse sellele, et see oleks osa normaalsusest nii-öelda või osa sellest nagu lingua francast, nagu mis meil on Eesti muusikas, et noh, isegi vanaema saab aru nii-öelda, on ju. Isegi vanaema arvates on hea. Et kokkuvõttes võib-olla omapoolse siukse lisakommentaarina eelmises saates ma võib-olla kõlasin kuidagi jube kriitiliselt selles osas, et kui vähegi mingi macho noot kuskil räpiloos on, et siis mind ei koti või siis ma nagu lülitan välja ennast, et päris nii see ei ole, tegelikult ongi noh, igal asjal on oma koht ja ma saan aru, et kui ma saan aru kontekstist, kui ma saan aru sellest irooniast või sellest poosist, kui ma saan aru, et see on teadlik valik ja ma saan aru, et miks see valik tehti, siis jällegi ma suudan sellest nagu nakatuda. Ja siis kui sellel on see sisu, eks ole. Ja siis see kütab mind üles ja noh, ongi, et aasta tagasi eelmisel mail, aastal 2016 esietendus Vanemuise teatris Otello lavastus, kus ma mängisin Otellot ja selleks, et olla ise rohkem nagu kuidagi pumped up ja nagu siuke nagu nagu siuke nagu noh, mehisem ja lihtsalt nagu rohkem nagu kahe jalaga kindlalt maa peal ja siuke jõuline. Ma reaalselt ühe tööriistana kasutasingi siukest väga kurja räppi, et ma lihtsalt käisin jooksmas enne läbimänge, enne etendusi Tartu peal
kuulasingi reaalselt Babylõusta, kuulasin mingeid Wu-Tangi, mingeid vanu asju, noh veel igasuguseid asju, mis ma nagu leidsin ja mul oli nagu oma sihuke nagu üleskütmis playlist põhimõtteliselt, nii et kui ma lõpuks nagu oma jooksuringiga teatrisse tagasi jõudsin, ma olin valmis nagu kõigile lõuga andma. Kusjuures, kui sa mäletad, sa meie esimeses saates rääkisid sellest, okay. Aga ma ei ole 100% enam kindel, kas see läks saatesse sisse, sellepärast et nüüd jällegi see on see aasta aega on varsti täis ja siuke meenutamise hetked, eks ole. 10. juuni meenutame ja pidutseme Von Krahlis. Jah, et ma olin siis nagu kõvem lõikaja, et ma püüdsin nagu seda saadet rohkem nagu skulptuurida. See ei ole tegusõna ju. Kujundada. Eesti keel on meie oma ja see võib olla õige tegusõna, kui sa tahad. Ma püüdsin skulptuurida seda saadet. Viimasele massidesse. Ja. See on ka eraldi rubriik meil ju tegelikult saates alati olnud, et Ivo Krustoki keeleuuendus. Ja, seda pole vahepeal olnud lihtsalt. Ma olen nagu selle natuke minetanud võib-olla. Skulptuuri edasi seda eesti keelt, ma arvan, et see viib kaugele. Ühesõnaga, ma nagu lõikasin seda saadet oluliselt rohkem, et oleks ju ilus skulptuurne ja siis ma jätsin mingeid asju välja, aga noh, ma kuidagi jõudsin selleni, et seda pole mõtet. Igatahes ma mäletan seda lugu, kus sa rääkisid sellest Babylõusta kuulamisest ja noh, tegelikkuses muusika ongi ju see, mis aitab meil mitmeski mõttes neid emotsioone esile kutsuda, välja tuua, maha suruda, neid lahendada, nendega tegeleda. Me otsime muusikat, mis paneb meid nutma, kui meil on raske nutta, me otsime muusikat, mis inspireerib meid, pooled Hollywoodi filmid on üles ehitatud mingile montaažiseenile, kus käib väga inspireeriv laul taga, mis räägib sellest, kuidas we gonna need a montage, eks ole, et asi käib, eks ole, asi toimub ja see on hästi äge. Instagramis meil on, eks ole, nüüd ka popkulturistide Instagrami konto, millest me pole saates kordagi rääkinud, aga me saame seal esitada siukseid lühikesi uitmõtteid, lühikesi küsimusi üksteisele, mis meil peale on tulnud ja sina nüüd viimane kord esitasid mulle küsimus, et mis plaati ma nagu tõsiselt ootan. Ja mul ei olnudki sellele mingit head spetsiifilist vastust, et nagu kas see on mingi artist, mida ma ootan või kas see on mingi spetsiifiline plaat, aga seda hip-hopi teemat siin nüüd kahes saates niimoodi avades ja rääkides, et mina olen ikka kuidagi selline rockimees, eks ole, nagu minu nagu ajalugu on see, et ma olen olnud see rockimees ja ma ootan, et tuleks mingi selline rockiplaat, mis mind paneks selle žanri puhul jälle nagu tundma ennast nii uue ja värskena, nagu ma tunnen praegu hip-hopi avastades. Ma ootan järgmist Rammsteini Mutterit, ma ootan järgmist System of a Downi Hypnotize ja Mesmerize'i, ma ootan järgmist, ma ei teagi, kohe ei hüppa pähe, Wasting Light, mis oli Foo Fightersil, eks ole, selline plaat, kus ma panin ta mängu, mõtlesin, vau, et nagu rock saab jälle olla nagu äge ja huvitav ja nagu kõnetav ja lahe ja ma ei ütle üldse, et ta ei saa olla. Näiteks väga lähedal on neid plaate siin viimasel ajal olnud see sama, nagu me rääkisime, see Microtonal Flying Banana, millest me veel mõned saated tagasi rääkisime, see on nagu hästi äge plaat ja uuendab seda muusikažanrit ja teeb mingeid ägedaid asju, aga sellest kuidagi jääb väheks, tal peab nagu midagi veel olema ja ma tahaks seda värskust jälle tunda. Siis ma saaksin jälle siin rääkida rockmuusikast, sest kui mina, noor Ivo, kes oli 15 või 16, ma isegi ei tea, kuulaks seda saadet, siis ta mõtleks, et miks nad sellest hip-hopist räägivad, et come on, rock on ju äge. Aga noh, vaata, see oli nagu back to the future teema, nagu ma loodan, et noor Ivo saab kuulata popkulturistidest, et see nagu oleks hullult äge. See tähendaks seda, et ajas rändamine on võimalik. Tervitame noort Ivo siis siin kohal. Eks ma kannataks ära selle hip-hopi jutu, ma arvan. Või ma ei tea, võib-olla ma ei mäleta, mis ma 15-aastasel tegin, äkki ma ikkagi oleksin hea meelega võtnud oma mingi hip-hopi värgi jälle mängima. Igal juhul, kuna see hip-hopi gaasipedaal on meil praegu põhjas, ma lihtsalt kütan nagu edasi, et see Genka teema nagu... ma ei tahtnud nagu seda nagu pidurdada siin, et muidugi kütame edasi. Ma lihtsalt tahtsin öelda seda veel ka, et jällegi olles teel siia Elutoa stuudiosse, kuulates Genka ja Paul Oja mixtape'i, ma kuidagi adusin jälle ikkagi seda põhitõde ka, et hip-hop ikkagi ongi nagu esimene asi, mis ma ütlesin, et see on nii tugevalt seotud selle kontekstiga, kui sa nagu mõistad konteksti, siis sa lihtsalt nagu saad niivõrd sügavama naudingu sellest kõigest ja siis mingid asjad ei aja enam närvi, nagu mis muidu mingi ärplemine näiteks võib sulle tunduda siuke nagu, et türa nagu, et noh, miks ma pean seda kuulama, et siis kui sa nagu tead, mis tüüpi ärplemine see on või nagu mis tegelikult toimub, mis mängu tegelikult mängitakse, siis sa jälle naudid seda, ja samamoodi ma taipasin, et
hip-hop on nagu sihuke kvintessentsiaalne popkultuuri žanr tegelikult, lihtsalt ja noh, Genka tuletas mulle seda meelde reaalselt oma lüürikaga, lihtsalt see, et kui palju viiteid on nagu ühes loos mingi 30 sekundi jooksul, et lihtsalt nagu seda kuulates tekib nagu nii lahe sihuke nagu ühtekuuluvustunne, just sellepärast, et ma saan aru nagu, et ma saan sellest aru ainult sellepärast, et ma olen elanud siin selles kultuuris, sellel ajastul ja see on kokkuvõttes põhimõtteliselt nagu mingi kõik asjad kokku pandud, nagu kogu mingi nagu ühiskonna sihuke ajastu teadvus nagu alustades mingist nagu siuksest nagu mingist nagu alustades teadusest, lõpetades nagu kroonika kõige räpasema tagaotsaga nagu, et see on kõik sinna sisse pakitud, kõik ajatu ja kõik nagu meeletult ajalik, noh mingid siuksed teemad ka, mida sa nagu ei pruugi poole aasta pärast enam nagu seostada mitte millegagi nagu mingi Kalvi Kalle või mis iganes nagu, umbes sama nagu, et kui ma ütlen Baari Paavo, noh väga paljud meie kuulajad ilmselt ei saa aru, kellest ma räägin. Ma olen seda kuulnud, seda väljendit, aga ma isegi enam praegu tagantjärgi ei suudaks nagu meenutada, millega see üldse seotud oli. Ma võin öelda, et Salasuhte Sass on Eesti üks andekamaid kirjanikke aga kunagi, kui ta veel ei olnud tuntud kirjanikuna, oli ta Salasuhte Sass, kui mina temaga tutvusin nii et ühesõnaga, aga näed, vaata need asjad kaovad lihtsalt, need kaovad nagu lihtsalt nagu jäljetult ja mis jääb, on nagu see, mis nagu lõpuks väärib seda, eks ole, aga ühesõnaga, et see rocki asi, sa tõstsid ka juba seda, et midagi ma tahan, et sa seletaksid mulle midagi, eks ole, sina kui Põhja-Tallinna inimene, eks ole. Ja mitte selle ansambli, vaid nagu see regioon. Represent. Kas siukest pitsat nagu pelmeeni pitsa nagu päriselt tehakse? Ei ole söönud ja kuulasin seda lugu ka täpselt selle mõttega, et oota, mis hetkel seda siis nagu pakuti. Sulle pole pakutud? Ei ole pakutud, aga samas Genka mainib Kalamaja seal loos. Okay, ja sel perioodil ma käisin Kalamajas ainult näiteringis, ma ei käinud seal pitsat söömas, nii et mina ei tea nagu, mis seal Kalamajas tehti enne hipsterite tulekut. Nii et kas ma saan õigesti aru, et see kogu Põhja-Tallinn on nagu veel niimoodi päris, noh, vähemalt sinu ajal oli nagu niimoodi ikkagi gruppideks lahti löödud, et ei olnud nagu seda, et sa tead, mida Kalamaja noored tol ajal. Ma väga ei teadnud jah, mul seal olid peretuttavad elasid Kalamajas, aga ma ei teadnud, mis Kalamajas toimub. Seal oli hästi hämar, tänavavalgusteid ei olnud eriti, veits kõhe oli, aeg-ajalt olid uudised, kuidas keegi tükeldas oma naise ja Mattis tagahoovi ja nii edasi, et ta oli siuke kõhe koht, kust nagu kiirel sammul tuli läbi minna, et jõuda Salme kultuurikeskusesse näiteks näiteringi ja siis ruttu bussi peale tagasi. Et ma pigem tean seda nagu Stroomi kanti ja nii ma võin sellest sulle rääkida. Pelguranna. jah, Pelguranna. Aga mis puudutab seda rock-albumi ootamist, siis huvitaval kombel kuidagi, ma võin sulle soovitada Father John Misty't näiteks, see on küll nagu siuke folk-rock pigem, et ta ei ole siuke nagu rock nagu ütleme, mainisid Foo Fightersi Wasting Light'i on ju, et ta ei ole nagu kindlasti nagu see asi, aga mul kuidagi on nüüd nagu hullult vedanud viimase kuu jooksul, ma ütleks võib-olla, et ongi lihtsalt nagu, on nagu mitu albumit olnud, mida ma nagu lihtsalt nagu ülikõrgelt hindan ja üks nendest, millest ma tegelikult tahtsingi rääkida, oli Father John Misty Pure Comedy ja Father John Misty tegelikult on siuke nagu ma ütlesin, siuke nagu folk, rockar ja kohati isegi tugevate nagu country mõjutustega, ühesõnaga ta on siuke mingisuguses intervjuus küsiti talt ka, et mis sa arvad sellest, kui su muusika kohta öeldakse, et see on siuke valge mehe oigamine et mõnes mõttes nagu noh ongi, aga teises mõttes jällegi ta on üks teravmeelsemaid artiste, keda ma nagu üldse tean, et see on jälle nii hea näide sellest, kui olulised on laulusõnad, noh räpis on ilmselge, on ju, et kui sa ikka sõnu ei kuula, siis noh mis mõttes seal üldse on? et okei, ma olen siin ka eelmises saates, ma ütlesin, et mul on nagu räpis see sound oli nagu väga oluline alati ja nii, et okei, seda saab ka nagu väga kõvasti nautida, aga ikkagi, kuna ta on nagu sõnades pungil, on ju, et siis mõnes mõttes nagu, et see on umbes nagu sama, et noh, okei, ei ole vaja mingit paralleeli, kõik saavad aru. Aga Father John Misty on siuke muusik, kelle muusika puhtalt, ma arvan, on jällegi nagu veits nagu siuke, noh, jätab külmaks, et noh, mis iganes, nagu üks folk-rock lugu teiste seas mõnes mõttes. Ja kohe, kui sa hakkad neid sõnu kuulama või võtad nad kuskilt nagu netist ette, siis sa näed, et see mees lihtsalt
ta nagu pöörab selle žanri pea peale või ta on nagu stand-up koomik, kaldkriips, narr, kaldkriips, mingisugune poliitiline, sotsiaalne kommentaator, kaldkriips, poeet, kaldkriips, filosoof. Ühesõnaga jätkab seda väga kõva väärikat traditsiooni, mida siiani veavad Dylan ja ütleme nüüd ka, ma tean seda öelda Bruce Springsteeni kohta, kuna ma nüüd olen nii hästi kursis. Nagu me viimases saates kuulsime. Et ühesõnaga sihuke jah, see jätkab seda traditsiooni, kus muusik on midagi enamat kui meelelahutaja, ta pigem ongi nagu mingisugune, ta ongi nagu õukonna narr, see, kes võib öelda kõva häälega välja, et kuningas on alasti tegelikult ja teda ei tapeta ära selle pärast. Ja Pure Comedy on üle pika aja üks siuke nagu concept album, mida ma olen kuulanud. Aga sa mainid folkmuusika, folkmuusika on hästi selle piirkonna spetsiifiline, et millest sa räägid. Father John Misty, see nimi nagu viitaks mulle, et see on ka mingisugune Ameerika artist, et see folk, mida sa mõtled, on siuke countrypärane. Ja countrypärane, siuke Ameerika folk ja Father John Misty eelmine bänd oli kusjuures Fleet Foxes, mis on ikkagi nagu tuntud bänd omas vallas, aga ma olen aru saanud, et Father John Misty oli seal, ta oli seal bändis trummar ja ta ei olnud nagu mingi eriti oluline liige seal bändis ja seal bändis olid nagu mingid sisepinged. Nüüd nad on tagasi tulemas, hõikasid mõnda aega tagasi välja, et neil on uus materjal valmimas ja nii, aga kuidagi vist Mark Maroni What the Fuck podcastis kuidagi tuli jutuks see, et Father John Mistyle endale käib siuke tavapärane, siuke nagu turvaline Ameerika folk-rock nagu räigelt närvidele, et see kogu see kuradi heinapalli otsas nagu banjo taasavastamine on ju, et see on nagu, et kuidagi väga muhedalt nagu see hipsteri kultuur, mis seal on tekkinud selle ümber. Hipsteri lauda kultuur, vaata, et nagu, et tood tagasi seda nagu, et kõik näevad välja nagu Amishid ja istuvad palja jalu nagu lumbersexual on see on lumbersexual, jah, et nagu, et kogu see temaatika nagu ongi, et mingi laulad mingi oh my brother, vaata, ja mingi siuke kuradi, et midagi see oli väga tore, kuidas Father John Misty nagu suskas nagu selle niši suunas ja kuidas ta ise tegelikult pealiskaudsel kuulamisel teeb täpselt seda sama asja. Et sa kuulad seda, kui sa ei süvene, sa mõtled, et okei, see on seesama. Ja kui sa kuulad, siis saad aru, et fuck nagu, et ongi see Pure Comedy on näiteks nagu hästi otseselt seotud nagu täpselt siukse nagu Donald Trumpi järgse nagu läänemaailma nagu suunas tehtud nagu kommentaar, aga seejuures mitte nagu kuidagi otseselt kuidagi mustvalge hukkamõistev mingi siuke, et siukse vasakpoolse liberaali kuradi nagu kõne on ju, et kuidas päriselt asjad on, vaid täpselt siuke nagu kommentaari analüüs. Et seal on mingisugune filosoofiline ja mingi suurem, laiem mõõde ja see album on nii massiivne, juba selle albumi kujundus on nagu nii massiivne, et seal on joonistatud siuke nagu midagi sarnast nagu ütleme Viiralti põrgu, aga natuke teises stiilis, natuke lihtsakoelisemas, siukses ütleme pesakonnalikumas stiilis võib-olla. Pesakond niits Viiralt. Aga seal on ka siuke nagu massistseen on kujutatud, selle eriti LP peal on nagu kena seda vaadata, nii palju kui ma netist kuidagi piilunud, et ta nagu taotlebki sellist nagu, et ta on siuke nagu zeitgeisti album ja see on tal õnnestunud. Sageli siuksed asjad kukuvad kuidagi mannetult välja, et mingi tüüp hakkas kõne pidama, aga see on kuidagi siuke album, mis suudab olla korraga nagu siuke ühiskondlikult terav ja nagu päevapoliitiline, aga samas siuke üldinimlik ja samas väga isiklik. Ühesõnaga, ta ei ole selline habemõõlimees. Ta ei ole absoluutselt habemõõlimees ja kuidagi tema intervjuusid vaadata ja kõik, ühesõnaga ta on siuke inimene jälle, kellega, et sa lihtsalt mõtled, et ma tahaks, et oleks mu sõber, et ja ma tahaks minna ta kontserdile ja juba tema üle-eelmine album Fear Fun oli nagu meeletu, mul oli obsessioon sellega paar suve tagasi, siis see kuidagi kadus ja nüüd see Pure Comedy pani nagu uue laksu, nii et ma sügavalt soovitan nii sulle kui ka meie kuulajatele uurida, et mis inimene on Father John Misty, kui ta seda veel välja uurinud ei ole. See tekitab mus väga palju huvi, sest mul on tegelikult väga siuke kõva soft spot, vaata. Oksüümoron. Jah, praegu erinevate selliste Ameerika selle countryga seotud stiilidele, just nendele, mis seda nagu mitte ei ole selline revival teema, et taas avastame, vaid kuidas seda edasi arendada, sest ütleme, tegelikkuses country kui žanr ei ole kunagi kadunud kuhugi, ta on nagu meeletult suur, see kogu see country and western music,
ta on nagu kogu aeg olnud Ameerika nii popmuusikas kui ka igasugustes alternatiivmuusika žanrites ääretult tugev. Ja tänapäevaks on päris palju sihukest nagu väga põnevat asja seal toimus ja ma kuulasin päris palju viimasel, tegelikult nüüd enam võib-olla mitte, aga siin mingi pool kuud või kuu aega tagasi hästi palju kuulasin Devin Townsendi plaati Casualities of Cool, mis on selline, ta on kohe nagu kuidagi väga huvitav plaat, ta tundub sihuke äraolev, ta sound on sihuke kauge ja kuidagi nagu igatsev ja sihuke väga, väga teistmoodi, kuidagi tume ja seal on mingeid siukseid aspekte, mida ma tooks nagu, ma ei tea, Cohenilt, et nad on nagu sihuke Leonard Cohen-lik natukene mõnes mõttes ja siis seal on sihukest nagu, ma ei taha nagu mingit suvalise artisti nimest hakata lugema, ta lihtsalt, ta sound on minu jaoks kuidagi sihuke huvitav, natuke kummitav ja kindlasti nagu sihuke asi, mille juurde ma nagu tulen tagasi jällegi sihuke plaat, mis nagu tekitab kohe huvi, nagu kuulad ja jääd kuulama, et võib-olla mina võtan siis selle Father John Misty ette ja teine kuulamissoovitus siis minu poolt. Jaa, aitäh sulle. Ja kui põigata korra sinna meie Instagrami konto peale, kus ma esitasin sulle küsimuse, et Ivo, millist albumit sina viimasel ajal oled kõige suurema elevusega oodanud, siis seal ma palusin oma elukaaslasel Keal pildistada mind, teha mitte bookface'i, aga album face'i, siis ilmselt Slowdive'i uue LP-ga, mida lahutab nende eelmisest albumist 20 aastat. Et ma olin 12 aastane. Seda andis oodata. Et vaat see on ka nüüd üks shoegaze plaat, mis on ka shoegaze plaat. Et väga-väga huvitav, ma sellest pikemalt ei räägi. Ma lihtsalt ütlen, et see on nagu meeletult võluv. Ma kuulaks ta ka enne läbi, ma hakkasin pihta, siis me võime rääkida. Ma hakkasin pihta selle kuulamisega, aga minul on vaja shoegaze'i jaoks mingit feelingut ja seda mul ei ole lihtsalt niisama tööl nagu selle taustaks. See on nagu öösel 2:30 siuke rammestus, aga samas nagu uus ärkamine feeling, et siis nagu shoegaze on nagu väga naelapea pihta. Mul on shoegaze just päeval kell 12, kui päike on seniidis ja ilm on mega ilus, siis on shoegaze aeg. Sinu jaoks ta on nagu siuke road trip muusika? Ta on minu jaoks nagu kevade ja helguse muusika on shoegaze. Ma tegelikult muusikat kuulates vajan kontrasti, ma vajan vastukaalu, et kui ma olen ise näiteks rämedalt masendunud, siis ma ühel hetkel nagu pean endale andma aru, et ma ei saa kuulata mingit retsi kuradi drone metalit või mingit nagu eriti nagu industrial, mingit ambienti, kus lihtsalt mingi tüüp tund aega kraabib nagu kuradi tungrauaga mingit roostest plaati, on ju, et ma ei saa, et see nagu lõpuks ma lihtsalt nagu põhimõtteliselt raputan soola endale haava peale. Et nii et ongi, et kui mul on nagu kui ma olen eriti helges mingis keskkonnas, helges meeleolus, siis mul on tegelikult eriti hea nautida just mingit retsi metalit, mingit kuradi, ongi panna Meshuga EP ai peale lihtsalt, mis on nagu kuradi koopa inimese küte nagu, et ma ei tea retsimat metal nagu lugu mõnes mõttes kui Meshuga ai, mis on mingi 25 mintsana lihtsalt siuke üks küte. Ja ka shoegaze'iga jah, mis nagu on üsna siuke nagu melanhoolne tegelikult ja siuke nagu veniv ja ka kohati nagu isegi nagu kriipiv on ju muusika, et seda on mul kõige parem kuulata sellises väga helges keskkonnas nagu. See on nagu huvitav, et nagu see shoegaze minu jaoks on siuke kandev muusika, et ta nagu võtab sind kätte, lihtsalt kannab sind ja see selline öine tunne, ma ei tea, mul lihtsalt on nii palju mälestusi sellest, kuidas nagu ongi tõsiselt, ma nüüd viimastel aastatel väga harva olen väga hiljani öösel üleval, aga mul on nagu mingid mälestused rohkem lapsepõlve, mina olin siis laps, kui Pia Fraussi esimesed plaadid välja tuli. Ilmselt nemadki, laps on võib-olla teismelised. No ta ikka teismelised, jah. Et siis oli nagu tõesti see, et nagu on öö, võib-olla siuke suveöö ja ma olen nagu 2:30 üleval ja siis see muusika lihtsalt kannab mind läbi selle öö, et see feeling on nagu tugev. Ja Pia Fraus, kusjuures ka on esiteks, Eesti shoegaze'i lipulaev, ei ole küsimust, on ju, üldse Eesti indie-rocki nagu põhjanael taevas. Neil on tulemas uus album, mida nad tiisivad juba, ma ei tea, kui pikka aega sotsiaalmeedias ikka tilgutavad pilte ja nagu laulujuppe, on ju. Igal juhul neil on see album tulemas, küllap me sellest räägime pikemalt, kui see album on päriselt väljas. Vahepeal ju Rein Fuchs ja Eve Komp olid väga aktiivsed Imandra Leigi
koosluses, et nüüd siis vahelduseks on Pia Fraus jälle kokku aetud vähemalt selle ühe albumi nimel ja on mida oodata, aga mida ma tahtsin öelda on see, et kunagi, kui ma vist ka olin jah, nagu ütleme nagu veel hilisteismeline ja ma ei teadnud Pia Frausist midagi, ma mäletan, et Kohvi raadio oli siis juba oli olemas ja ma seda kuulasin ja olid mingid siuksed kohad ka umbes nagu mp3.ee ja mingid nagu, et ühesõnaga Winampist on ju, kuulasin Kohvi raadiot ja ühel hetkel nagu, ja ongi lihtsalt ilmselt nagu vahtisin telekat umbes samal ajal ja järsku tuleb mingi lugu niimoodi, ma lihtsalt pidin nagu jooksma arvuti juurde nagu, mis asi see on, nagu panin arvutikõlarid valjemaks ja siis nagu nägin, et mingi ansambel nimega Pia Fraus, mõtlesin, et nii ilus nimi bändil, nagu issand jumal, kui ilus nimi ja siiani see on nagu, noh, see on üks ilusamaid bändi nimesid, mida ma üldse nagu tean, Pia Fraus ja You Look Fine oli see lugu ja siiamaani ma ütleks, et see on mu elu edetabelites väga kõrgel kohal on see lugu You Look Fine. Ühesõnaga, ootame Pia Frausi uut üllitist ja on mida oodata, aga samas juba on ka mida kuulata, nii et Ivo, aitäh sulle sinu soovituste eest ja ma tänan sinu eest ka ennast nende soovituste eest, mis ma sulle andsin ja... ma tänan sind, et sa tänasid minu eest ennast. Väga meta. See on ja ühesõnaga nüüd hakkame kuulama. Ma tahan rääkida spordist. Oh no, ei, see on umbes nagu, et me peame rääkima Kevinist. Me peame rääkima Kevinist. Sellepärast, et mul on Keviniga alati olnud väga keeruline suhe või spordiga siis antud kontekstis. Ma kuulasin just nüüd töölt koju tulles vahetult enne, kui me siin maha istusime ja juttu hakkasime rääkima, kuulasin podcasti 99% Invisible, kus seekordseks teemaks olid Brasiilia jalgpallikoondise vormirõivad või ma ei tea, kas spordis öeldakse vorm, öeldakse, eks ole. Jah, ühesõnaga need rõivad, mida nad kannavad, kui nad jalgpalli mängivad, kuidas nende nagu see loomise lugu oli ja kuidas see on seotud selle Brasiilia jalgpallikultuuriga ja patriotismi ja kõikide nende teemadega, mis minu jaoks nagu see üks väike saateke võttis nagu kogu sporditeema minu arust nagu ääretult ägedalt kokku. Ja mis suhe on minul spordiga on see, et ma peamiselt pole nagu sellist tugitoolisporti nagu peaaegu kunagi teinud. Ma pole ka nagu pärisporti kunagi teinud, aga see on nagu teine asi, et no kunagi ma sõitsin rulaga ja nüüd ma ei tee nagu väga midagi kahjuks. Aga see tugitoolispordiga on nagu see asi, et kunagi ma tahtsin olla äge ja siis ma mõtlesin, et see, kui ma nagu seda spordi vaatamist kuidagi madaldan, et see on nagu lahe, et siis ma olen kuidagi kultuursem, vägedam, aga see nagu üldse ei päde, sest kuidas ma saan tunda uhkust millegi üle, millest mitte midagi, et ma tunnen uhkust, et ma olen rumal mingis teemas, et see nagu on hästi, hästi rumal lähenemine. Ja nagu ma tahaksin leida omale mingisuguse spordiala, mis mind nagu hullult köidaks, mida ma samamoodi nagu vaataks ja kaasa elaks, sest see on kuidagi ka selline ajastu kultuuris või siukse oma kultuuriruumi sellistes tähtsates olulistes asjades nagu osalemine. Ja mul on tunne, et nagu just spordi puhul ma olen sellest täitsa ilma, et ma ei ole kunagi vaadanud korvpalli või ma olen vist elus 2 jalgpallimängul kunagi nagu kohal käinud. Üks oli siis, kui oli esimene jalgpallimäng siin A. Le Coq Arenal. Oo jaa. Ma ei mäleta, kes seal mängisid mingi Eesti ja Holland äkki või? Ja. Sinna ma kuidagi sattusin kohale. Mina olin ühel korteri läbul samal ajal. Ja rääkisite sellest? No see mängis taustal ja siis alaealised inimesed jõid ennast täis ja tegid muid halbu asju. Ja siis ma olen käinud mängul, kus mängisid omavahel Iron Maideni jalgpalliklubi ja FC Flora, mis oli üks väga veider mäng, sest Mart Poom oli kuidagi Inglismaalt veel tagasi toodud äravavahiks ja siis ta nagu läks nagu nii äksi täis, et see mäng, ütleme, FC Flora võib-olla maailma tasemel ei ole nagu kõige kõvem jalgpalliklubi, aga nagu ma aru sain, siis ütleme sellise hobi jalgpalliklubi nagu tol hetkel Iron Maidenil oli vastu, nad said vist võidu 11-1 ja see üks värav tuli ka pärast seda, kui Mart Poom oli saanud vigastada, ta nimelt nagu ise otsustas, et ta läheb väravaid lööma, mis tuli tal täitsa hästi välja, aga mingi hetk ta sai vist jalaga vastu nägu või kuidagi nagu midagi juhtus, ta üritas peaga, ma ei saa aru nii palju jalgpallist, et seda nagu täpselt seletada, mis juhtus, igatahes ta sai viga, talle tehti mingid trahvid ja see oli mingi hull teema. Anyway, et ma just kuulasin seda lugu nagu seal podcastis ja kõik need nii-öelda sellised spordiga tulevad vastumeelsed tunded tulid minu juurde tagasi, et nagu ühest küljest ma tahaks osaleda selles nagu kultuurilises mängus, et ma tahaks nagu kaasa elada või jälgida midagi hullult, aga samas see nagu väga tugev rahvuslus või selline isegi natukene, minu jaoks nagu raske rahvuslus, kus nagu sa tahad võtta, et nagu, et on meie tiim ja meie tiim on kõige parem, sest see on meie tiim ja kõik teised tiimid
tiimid on halvad, sest noh, meie tiim on meie tiim ja kõik selline noh, nagu see kuidagi nagu üldse ei meeldi mulle, et noh, ja kuidagi tundub, et selles mängus on väga raske kaasa elada nii, et ma olen selle poolt, kellel on sellel aastal kõige parem statistika. See nagu, noh, sul oleks vaja midagi ju, mis ongi nagu sinu omas, see selle asja point ongi. Ja ma ei oska ennast kuidagi tunda, ma ei oska seda spordiala, mida nagu jälgida, endale leida. Ma arvasin, et kurling on see. Mingi hetk ma hakkasin kurlingut vaatama, kui oli Sotši taliolümpia, minu arust ma vaatasin kurlingut ja mulle õudselt meeldis Suurbritannia või oli see äkki Šoti või nad vist mängisid koos kui Suurbritannia. Igatahes nende naiste kurlingu tiim. Oota, et kas kurling on see, kus nad lihtsalt nühivad jääd või? Ma arvasin, et see on äkki spordiala mulle, aga seda kuidagi, ma ei oska seda kuidagi jälgida. Kellele see on üldse nagu? No, see ei saa olla sulle, nagu see ei saa olla kellelegi. Ma mäletan, et mu esimene arvuti, mis mul oli kodus kunagi, ma ei tea, mis asi see isegi oli, nagu see oli enne seda, kui oli mingi 3-8 kuud ja 4 enne seda? Jaa, sest mu vana onu oli arvutimees, ta töötas Tehnikaülikoolis ja ühesõnaga provide'is, aga seal mul oli mingi kurlingu mäng, nagu see oli tore, sest et see oli nagu, noh, vähemalt arvutimäng, see oli nagu ruuduline ja nii. Ma ei ole kunagi ühtegi kurlingu arvutimängu mängin. Ma soovitan sul lugeda Salasuhte sassi kuulsat romaani Mina olin siin, kus on üks väga tore meeldev hetk, kus see peategelane ühe muu palju nagu segasema olukorra keskmees nagu satub vahtima mingis baaris nagu telerit, kus mängitakse kurlingut parasjagu, mis on tema kommentaar selle kohta. Salasuhte sassi raamatud on minu jaoks vist natuke liiga rängad, mul on vaata liiga hell hing või midagi. Aga nüüd, kui sa tead, et on Salasuhte sass, see toob kohe, vaata, see rikastab seda konteksti. Ma ei tea, ta on alati tundnud lihtsalt väga tore inimene, aga see ei aita mul neid raamatuid lugeda. Anyway. Jah. Kuidas sinu suhe spordiga on? Kas sina vaatad sporti? Oled sa tugitooli sportlane, Jim? Ma tean seda vastust natukene. Arvad, et tead? Noh, mis see vastus on? Kuna sul ei ole kodus telekat, kuidas sa saad olla tugitooli sportlane? No aga ma liigun ringi kohtades, telerid on igal pool. Okei. Fair enough. Valgusta mind. Ja ERR kannab oma kanaleid ikkagi ka internetis üle, niimoodi, et ei pea midagi maksma kellelegi ega midagi. Aga minu suhe spordiga, Ivo, mina olen vana judopoiss ju. Võib-olla peale vaadates ei usuks, aga ma olen vana judopoiss. Ma arvan, et sa võid mind heita küll siin ära, kui sa tahad. Ma arvan, et sa oled võimeline mind heitma küll, kui sa tahad. Vabalt. Teen sükse Tommo ja Naage sulle. Ma teen sulle Tommo ja Naage, nii et see ei tõuse enam iial püsti. Ära tee. Okei. Aga Tommo ja Naage oli üks ägedamaid võtteid, kusjuures on siuke, et võtad tüübil põhimõtteliselt nagu õlast ja käest kinni, need raksaki, võtad ette tüübi ja siis vajud perseli põhimõtteliselt niimoodi, et paned oma jala talle rinnale ja siis lihtsalt viskad tüübi üle. Hakkaks nagu ise tegema tagurpidi kukerpalli, aga jätad selle ise pooleli maas olles, nii et sa viskad tüübi üle nagu. Jim, sa ei tea seda minu kohta, aga põhimõtteliselt kogu mu pere peale minu ja mu isa oskab judot. Päriselt või? Jah, sest mu onu, mu ema vend on judotreener ja siis minu vend on käinud judotrennis, mu ema vist ilmselt läbi oma venna oskab judot ja kõik mu venna lapsed minu arust on käinud läbi tema trennid ja värki, jah, väga huvitav. Vägev, sa oled osa mingist judo dünastiast. Aga mina isiklikult pole kunagi mitte kordagi mitte midagi judoga seonduvat teinud. Tead mis või? Vastus su küsimusele, mis on see sinu spordiala, sa oled põgenenud oma saatuse eest ja see on, lõpeta ära see asi. See on juba, it's written in the stars nagu. Aga kas judo võistluste vaatamine on põnev või? Muidugi on, mehed lendavad lihtsalt lataki vastu maad ja tüdrukud, et see on nagu väga tore. Judo võistlused on väga toredad ja judo on nagu ülim asi. Mind kasvatas ja õpetas judo ikka väga sügavalt. See, et ma sinna judo trenni läksin, et ma Andres Lutsari õpilaseks sain ja ka Jaan Lutsari, tema poja ja Andres enam meie seas ei ole ja Andrese naine Aime, kes on samuti meie seast lahkunud, Aime ju vedas seda näiteringi, mis mind üleüldse nagu tõi teatrimaailma. Et see on nii oluline olnud minu jaoks nagu kogu see, kuidagi judo ja näitlemine on minu jaoks nagu kuidagi nad on nagu ühe asja, nad on mingi, see alge on nagu samas kohas, et see on perekond Lutsarid, Aime ja Andres ja nemad muutsid mu elu ja judo on mul siiani nagu südameasi, kuigi ma arvan, et ma ei ole
ma ei ole pärast 12. eluaastat ilmselt ühtegi judovõistlust näinud oma silmaga. Okei, nii et sa ei ole tugitoolis sportlane judo osas? Ei, aga sport ja ma olen sinuga nõus nagu, et kogu see mingisugune reflekshoiak nagu, et kui sa vähegi oled mingi intellektuaal või kultuurihuviline, et siis sa nagu pead sülitama umbes nagu tüüpide peale, kes käivad trennis, sest et nemad sülitavad sinu peale ja nii edasi. See on kõik jälle siuke nagu tekitatud mingi vastasseis, et kokkuvõttes see jutt, et jalgpall on nagu, et ei ole midagi mõttetumat kui jalgpall, nagu mida sa vaatad seal, kuidas karimehi lihtsalt ajavad mingit ümmargust nagu palli või naised ajavad taga mingi palli ja üritavad siis nagu mingisse võrku seda taguda, on ju, ja siis see on mingi asi, mis nagu kuhu loobitakse mingit meeletuid miljoneid ja miljardeid ja kõik röögivad ja elavad kaasa ja läheb pärast nagu panevad linna põlema, kui meeskond kaotas, on ju. No ühesõnaga, see kõige kohta võib öelda nii, et millest nagu on ülilihtne absoluutselt kõike mõttetuks tembeldada. No see on see reductio ad absurdum, et võtta argumenti, viis see täielikult absurdsem, siis kritiseeri seda, täitsa mõttetu. Et kokkuvõttes kui oli viimane jalka MM, siis ma ikkagi lõpuks sain aru nagu, et mis värk on ja ma hakkasin nii kaasa elama sellele ja see, kuidas Brasiilia nagu, no see mäng, kus nad said, kus nende vastu löödi mingid, ma ei tea, 10 väravatist või noh, saad aru, see oli siuke, et ma tõesti reaalselt nagu ka nagu röökisin toas ja nagu vajusin põlvil ja mingi hoidsin oma näost kinni ja et kui sa nagu lähed sellesse sisse, et see kuidagi see spordi, mitte hüsteeria, aga noh, ütleme see, mis see õigem sõna siis on, see spordi fanatism. Ma tahtsin enda massihüpnoos, aga okei. Et see, kui sa lased seal tekkida, siis see võib olla nagu nii nauditav asi, millega kaasa minna, sest jällegi nagu see macho räpp, kus tüüp lihtsalt nagu lubab sind maha lasta, on ju, ja sa mõtled, et okei, miks mul on vaja seda kuulata, et nagu, et tahab mind ära kägistada ja maha lasta, on ju. Et siis tegelikult, kui sa saad aru, et see on mäng, on ju, et sa lähed sellega kaasa, sa saad seda nagu teistpidi, sa saad selle nagu ümber pöörata ja saad selle mänguga kaasa minna ja nautida seda. Ja jalka nagu mõttekus minu arust on täpselt sama, jalka on sama mõttekas kui ükskõik mis muu siin elus, selles mõttes, et kas sa tõesti arvad, et nagu, minu arust jalgpall nagu mõnes mõttes isegi ülihästi nagu sümboliseerib seda, et mida me inimestena üldse teeme, et nagu elust huvituda või et elul oleks mingi tähendus, ehk siis, et me lihtsalt sünnime siia maailma, on ju, ja loome või toome tähenduse sinna, kus seda enne ei olnud. Et ütleme, kivi jaoks ei ole nagu vahet, kas praegu räägib Nietzsche või räägib Lady Gaga või räägib nagu Sophokles, on ju, vahet ei ole, noh. Et see on puhtalt siuke inimeste maailm, me elame oma mingisuguses nagu tähendusväljas, oma kultuuris, on ju, ja me nagu niimoodi punume seda niimoodi üheskoos. Ja mõnes mõttes nagu see jalkamäng, et jah, ongi, et mingisugused kahejalgsed olendid ajavad väljaku peal palli taga ja litivad seda võrku. Mis tähendus sellel on? Ja võiks öelda, et alguses ei olegi jah mingit tähendust, aga kui me lepime kõik kokku, et see on mega oluline, me loome et see pall nagu ühte võrku lendaks rohkem kui teise ja jagame mingid pooled ära ja lepime kokku, et see on siuke mäng, reeglid on siuksed, siis on võimalik sinna niimoodi sisse minna, et see korraks ongi nagu kõige põnevam, kõige nagu vaimustavam, kõige ägedam asi üldse, mis nagu selle 2 tunni jooksul on. Ja kõik see sotsiaalne aspekt seal juures, seal nagu oled oma sõpradega koos ja möörgad ja sõimad ja noh, et jah, ma olen ka sinuga nõus, et see raske rahvuslus, mis seal nagu kuidagi justkui ka kuidagi nagu nina nurga tagant välja pistab vahepeal, et see vahepeal on kõhe, aga samas noh, see ei domineeri minu arust nagu, et see kuidagi nagu noh, et see ei ole see point põhimõtteliselt, et jah, et ühesõnaga jalka mulle nagu väga meeldib ja kuigi ma klubidest mitte midagi ei tea ja ma olen nagu mega siuke nagu amatöör selle kõige juures, et puhas külaline nagu. Üks jalgpalliklubi mind väga-väga kõnetas just ka mingi aasta tagasi, ma ei mäleta, millal Eesti Ekspressis ilmus artikkel, et Eesti kõige kehvem jalgpalliklubi või kõige nõrgim jalgpalliklubi või midagi sellist. Ja see õudselt kõnetas mind, see rääkis jalgpalliklubist nimega Karsklus, kus üllataval kombel minu jaoks, ma ei olnud nagu jälginud kunagi seda teemat, mängis seal mingi 3 või 4 inimest, keda ma tean tegelikult tuleb välja ja nad on selline lahe klubi, kes nagu noh, nad nagu ei ole just kõige nagu siuksed atleetlikumad tüübid või noh, kogu maailmas, aga nad teevad seda asja nagu nii suure sellise mõnu ja ägedusega, lihtsalt nad ongi nagu mingi kamp, kes tuleb kokku, äkki nad saavad sinna kõik
kohale, eks ole, äkki nad isegi proovivad mingit sooja seal alguses teha või seal oli foto väravavahist Eigost, kes jalutas ümber staadioni suits suus nagu, et sooja teha enne mängu. Et nad nagu lihtsalt tulevad kohale, mängivad jalkat, sest neile meeldib jalkat mängida, nad on oma mingi väikese jalgpalliklubi teinud ja see on lihtsalt äge ja vaata, see on nagu see, mis mind aitab nagu sinna võib-olla sisse tõmmata, selline nagu, mulle just see mängulisus nii väga meeldib ja siis ongi nagu see, et tahaks nagu kuidagi kaasa elada või seda fanatismi nagu kuidagi endas tekitada, aga kui see läheb nii suureks ja selliseks nagu kui see tõesti nagu muutub nagu elu ja surma küsimuseks, kas sinu meeskond täna võidab või mitte, see rikub sul tuju nädalateks ära, et siis mul hakkab juba raske sellega lihtsalt aga sa teades ennast, sa ju tead, et sinuga nii ei juhtu nagu, et sa ei kaota oma mingit isiksust nagu selle tõttu, et sa hakkad mingit spordiala fännama. Ei, ma ei kardagi, et see minuga juhtuks lihtsalt nagu mingi hetk ta muutub nagu raskesti arusaadavaks. Aga ära karda, et see ongi nagu minust EM ja MM on nagu ülihead siuksed platvormid või siuke entry level nagu siuke nagu asi. EM on nagu Euroopa meistrivõistlused. Ja MM on maailma meistrivõistlused, et seal ma ütlen, ma olen nagu võhik suure veega. Ja mis asi on FIFA? Kas see on nagu maailma meistrivõistlused? See on videomäng. Okay. Ja see tuleb igal aastal uuesti. Ja, ma saan aru. Ma mäletan, ma mängisin aastatel mingi 99-2000 oli need FIFAd, mida ma mängisin. Et päris elus vist FIFA on nagu mingi päris elu asi ka. Aga ühesõnaga, ma isegi ei hakka vabandama, ma ütlen nagu, ma olen amatöör, ma ei tea, ma ei võhik, ma ei tea jalgpalliklubide süsteemist midagi. Ma olen nagu see tüüp, kellel on lihtsam aru saada, et mingil riigil on lihtsalt üks võistkond ja see võistkond ongi selle riigi esindaja, et ühes riigis on mitu mingit klubi, sellest ma enam aru ei saa, mis süsteemid seal on, mis hierarhiad, mis mängud on olulised, mis on vähem olulised, ma ei saa nagu aru sellest, et see on, samas see on niisugune nagu lõputu maailm, et sa võidki sinna sisse minna ja kaduda eluks ajaks, on ju. Ja see võib olla väga nauditav, aga see MM ja EM on selles mõttes nagu ülilihtne koht, kust hakata nagu fännama seda asja, sest et kui sa hakkad otsast peale seda jälgima, see ongi nagu mingi, see on nagu Eurovisioon, saad aru, sa lihtsalt hakkad jälgima seda asja, alguses sa ei tea mitte midagi, sa ei pruugi reegleidki teada, nii nagu minagi ei teadnud, on ju. Ja ühel hetkel, see päriselt juhtubki, et sa hakkad eristama mingeid meeskondi, sa hakkad nagu taipama, et see, mida kõik nagu räägivad, et mingid mängijad on nagu mingid nagu coolimad kui teised ja mingid on nagu lollakamad kui teised, mingid on nagu mingi nagu keevalisemad kui teised, sa reaalselt sulle nagu hakkabki meelde jääma, et näed, see tüüp on platsil, oi, täna nagu võib saada läheb nagu kino. Pulli, vaata. Või ongi nagu kunagi oli see, mis aastal see oli ja kas oli EM või MM, vabandust jalgpallisõbrad, et ma nii nagu suvalt lahmin, aga ühesõnaga see aasta, kui Zidane, Prantsuse väravaht, lõi peaga oma vastast. No näiteks mingid siuksed hetked, vaata, et need on nii kuld lõpuks, et see mõnes mõttes nagu lõpuks jõuab mingi meemina nagu internetis, isegi kui sa ei fänna jalgat, on ju, sa lihtsalt näed seda, mõtled, et okei, mis siis, on ju. Aga vaata, kui sa oled jälginud kogu selle meeskonna teekonda ja kui sa oled nagu kaasa elanud ja sul on tekkinud mingid ootused mingi võistkonna suhtes ja lõpuks juhtub mingi siuke dramaatiline ja mingisugune täiesti spontaanne ja nagu loll hetk platsil, saad aru, see ongi, sa elad sellele kaasa nagu mingile teatrietendusele reaalselt, et see on nagu mingi kõige põnevam teatrietendus, seda enam, et just paralleel teatrietendusega on selles mõttes ka õige, et see toimub ju laivis, see, mida sa näed, see praegu toimubki. Et see ei ole mingi film selles mõttes ja see on lihtsalt äge, see on nii kaasahaarav, kui sa hakkad otsast minema ja ei ole seda hirmu vaja nagu, ei ole vaja karta seda hirmu, et kust otsast, mida ma siis nagu jälgima pean või mis, lihtsalt hakka vaatama ja sa reaalselt, see jääb sulle külge, sa hakkad taipama käigu pealt. Jah, ma täitsa saan aru sellest unusta see kurling lihtsalt, ma ei tea, seda on nagu piinlik kuulata. Tead, hakka vaatama kurlingut. Okay, ma liialdan, see on lihtsalt mingi poos. See on selle mina olin siini poos. Kõvatamine. Aga... Ma kõvatan. Aga nagu miks ma selle teema üldse tõstatasin ja ma saan sellest mõttega just täitsa aru, et tegelikult see ongi ju nii lihtne nagu mingeid selliseid asju, mille sees sa ei ole, mida sa nagu väljaspoolt kuidagi jälgid maha kanda. Kas või see oli eelmine aasta siuke väga relevantne näide, et Pokemon Go, eks ole, et mingi kamp inimesi ajab mööda linna taga asju, mida pole päriselt
universaalselt olemas ja kõigil on nagu mingid inimesed, kes nagu hullult on selle sees. Laienda seda kogu inimkonna peale üleüldse ja kogu elu peale, et mingi kamp inimesi ajab taga asju, mida ei ole olemas või see ongi see. Sa lood või tood tähenduse sinna, kus seda enne ei olnud. Ja nende fenomenidega nagu kaasas käimine on mingil hetkel nii nauditav. Et nagu see ongi, et ega see, tõesti sa ei pea Pokemoni siis nagu taga ajama, kui see popp on, aga millal sa muul ajal siis seda teed? Siis kui see popp on, see ongi nagu äge. Siis kui see jalgpalli mingisugused meistrivõistlused toimuvad ja kõik nagu mingi suur hulk inimesi sellele kaasa elab, siis ongi see aeg, kui sellele kaasa elada, sest siis on see nagu relevantne, siis on see äge ja nauditav. Nii et võib-olla kui järgmine kord, ma ei tea, keegi võib mulle öelda või meelde tuletada, millal tulevad järgmised jalgpallimeistrivõistlused või judo meistrivõistlused, et siis ma püüan nagu, judoga on vist raske, ta ei ole nii populaarne ala, et jalgpalliga nagu alati leiab neid fänne igalt poolt. Mida Sokkerneti ja hakka otsast minema, vaata see on kava olemas kindlasti. Kas see ei ole mingi siuke betting teema või? Ei, see on siuke infoportaal. Okei, siis kui on mõtteainel on MMA minutid, siis meil olid nüüd spordiminutid ja nüüd need on läbi. Lihtsalt vajus ära, väga hea. Vahel vajubki lihtsalt ära. Nii ongi, jällegi laiendatav ülejäänud elu peale ka. Nii nagu ma jalkamaailma sisenesin võhikuna, niimoodi ma hiljuti, Ivo, sisenesin veel ühte uude maailma absoluutse võhikuna, aga ma olin täiesti nagu blown away. Arva ära, mis maailm see on? Inimmaailm? Jaa, see on inimmaailm. Am I getting closer, eks ole? Jaa. Aga see ei ole jalkamaailmasse sa juba sisenesid. Kuigi seal võib-olla puudutakse ka jalkat aeg-ajalt. Ühesõnaga, mis ma ikka filosoofia debati maailma. Jaa. Lähedal, ütleme, kellele filosoofia, kellele debatt, kellele puhas kelbas ja piinlik nartsissistlik pask. Tegu on YouTuberitega, Eesti YouTuberitega ja ausalt, ma ei olnud siiamaani nagu üldse süvenenud, et ma teadsin, et HD Tanel on olemas, aga sellega asi piirdub, ma teadsin, et siuke username nagu HD Tanel on olemas. Aga sa ei olnud seda kunagi vaadanud? Ei. Isegi mitte nüüd, kui olid suured poleemikad HD Tanel. Ei, tähendab nüüdseks ma olen nagu suti viinud ennast kurssi, et mis sisu ta toodab ja nii edasi, aga hiljuti juhtus nii, et kukkusin sinna jäneseurgu, lõpmatusse jäneseurgu, mis on Eesti YouTuberite maailm, mis on tõesti nüüdseks juba ikkagi, ta on juba arvestatav siuke maailm, reaalselt need inimesed, kes toodavad YouTube'i sisu, eestikeelset sisu ja ka venekeelset, kusjuures see on eraldi nagu jutt tegelikult, on see vene osa, selle saab kiirelt ära rääkida, ühesõnaga, et venekeelset YouTube'i sisu tootvad YouTuberid Eestis tegelikult leiavad oma laiema auditooriumi ilmselgelt vene keelt kõnelevas maailmas ja see kajastub vaatajanumbrites nagu üliselgelt, et sa lihtsalt näedki, et Eesti-Vene YouTuberitel, mingitel kõvematel ongi reaalselt mingi 500 000 jälgijat näiteks või mingid siuksed numbrid, et sa vaatad nagu, et okei, et siin juba nagu annab midagi nagu teha, vaata, et ongi siuke PewDiePie tase on ju, või midagi sinna poole, midagi sinna poole, selles mõttes, et Eestis nagu tegelikult sa ei jõua sinna poolegi, aga see YouTube'i teema ka, et neid subscriberite arvud, eks ole, et see 500 000 ja mingi 1 miljon, 2 miljonit, nemad ikkagi peavad ennast pisikesteks YouTuberiteks nende PewDiePie'de ja muudegi kuulsuste kõrval, eks ole. Ja mis PewDiePie'st üldse sai nagu pärast seda mingit Hitleri skandaali, aga ühesõnaga, et need Eesti YouTuberid, mis mind seal siis nagu kuidagi köitis esiteks nagu juba see, et kõik räägivad nii palju nagu halba nendest või et see nagu ühesõnaga see knee-jerk reaktsioon sellele asjale on ikkagi see, et nagu need kuradi idiootlikud eneseimetlejad on ju, et millest nad seal räägivad, kuradi sõin võileiba täna, võileiva challenge on ju mingi, keda kotib on ju, aga samas nagu sa näed on ju, seal reaalselt ongi nagu tüüpil on mingi kuradi chili pipra söömise challenge, istuvad 5 klemmi alaealised kõik on ju nagu siuksed nagu beebinägudega, samas nagu siuksed nagu ülinägusad nagu noored inimesed on ju, sa näed, et okei, see on see uus põlvkond, kes on praegu nagu see nagu siuke nagu need ilusad inimesed, need karismaatilised, need nagu terased tüübid. Ja teevadki mingi Jackassi lollust või räägivad mingist saatest, mida nad vaatasid, aga mõnes mõttes nagu, saad aru, mulle tundub, et ma võiks ka vabalt olla YouTuber, tegelikult isegi praegu ma võiksin olla YouTuber, sest ma tunnen, et minus on nagu olemas endiselt see osa, nagu see siuke nagu väga nagu
mingi siuke nagu smells like teen spirit nagu, et see smell nagu ei lähe ära hästi nagu mu küljes. sa ikka veel haised nagu teismeliste hing. ja tegelikult, kui mina olin nende Eesti nagu staar YouTuberite vanune, sest et valdavas osas ma olen aru saanud, et nad ikkagi on nagu teismelised, on ju. Et seal mõned tüübid on vanemad ja mõned on võib-olla meie vanused, aga siiski ütleme nagu rohkem on siukseid nagu teismelisi tüüpe, kes veel käivad koolis. Et kui mina olin nende vanune, me tegimegi täpselt seda sama asja. Me tegime seda sama asja tegelikult juba siis, on ju, 00-ndate alguses ja 90-ndate lõpus, kui kellelgi oli mingi... Kui arvuteid veel ei ole, see kõik tehti trükipressiga. No, ei no, reaalselt oligi, et ühel sõbral oli arvuti, mis vedas välja mingit videomontaažiprogrammi, aga muidu nagu siin, muidu üldiselt ei olnud, et oli lihtsalt veel üks sõber, kellel oli rikas isa, kes töötas mingis firmas, kus ta sai nagu kõrget palka ja siis ta nagu oli mingi reisu pealt ostnud endale videokaamera. Sest et siis reaalselt sa pidid nagu otsima mingit nagu rikast perekonnast pärit sõpra, et tal oleks kaamera, nüüd on kõigil kaamerad, on ju, mingi kella sees on ka kaamera, aga me tegime täpselt seda sama paska, nagu lihtsalt käisime üksteisel külas, tegime mingeid koduvideoid ja saad sa aru, nagu sisuliselt need on täpselt samad asjad nagu need nagu on praeguste YouTuberite mingid nagu lollakad challenge'id ja mingid pihtimused. Ma arvan, et me oleksime need samamoodi avaldanud YouTube'is, kui siis oleks YouTube olemas olnud. No ja tegelikult, kuna meil nagu ressursse nappis, et me saime ainult väga piiratud aja kasutada seda kaamerat, me tegimegi seda, oma amatöörfilme tegime ja neid koduvideoid ja kuna seda materjali on lõpuks kokkuvõttes nagu nii vähe võrreldes selle materjali mäega nagu, mida toodavad need Eesti YouTuberid tänapäeval, kus enam nagu video tootmine ei maksa mitte midagi, on ju, ja vahendid on kõigile kättesaadavad vabalt, et siis seda enam ma nagu nii väärtustan siiamaani oma tolleaegseid siukseid nagu lolle videoid, mida me tegimegi keskkooliealistena. On sul isegi alles neid? Mul on need alles kõvakettastel DVD-del back-up itud, me aeg-ajalt sõpradega vaatame neid ikka veel üle ja irvitame ja kõik on meeles nagu, et mingi siuke tühine nagu jah, võiks selle tühine pealiskaudne siuke jauramine, et lihtsalt on nii südant soojendav ja sellepärast tegelikult ma praegu neid Eesti YouTubereid avastades, kõiki neid teismelisi YouTubereid, ma kuidagi tunnen, et ikkagi see poolehoid nende suhtes on mul ikkagi tugevam kui siuke nagu materdamisvajadus, et ma ei näe nagu vajadust kuidagi seista jällegi mingisugusel nagu kõrgel hobusel keeleuuendus jätkub, et ja hakata nagu taguma neid mingite nagu raamatutega vastu pead, on ju, sest et mina nagu usun, et kui need tüübid juba nagu ja nad on natuke, üks tüüp isegi nagu rääkis seal, et ma vaatasin mingeid erinevaid videoid, kus nad rääkisid nagu Eestist, et nagu tegid mingi siukse nagu jälle siukse seeria, et igaüks pidi nagu avaldama oma mõtteid Eestist ja Eesti mentaliteedist ja sealt tuligi lihtsalt siukest nagu siuke mumblecore siuke nagu jutt, on ju, mõnes mõttes, aga samas nagu sa nagu tajud sellest ka ära nendest pooltoonidest, nendest nagu pooleli jäävatest lausetest, sa nagu tajud mingit nagu meelsust või mingisugust nagu elutunnetust ja see on nii huvitav lihtsalt, saad aru, see on nii huvitav, et ongi reaalselt antud võimalus meile nii-öelda nagu piiluda noorte inimeste ellu, vaata, et nad ise on avanud selle ukse, muidu sa ei tohi nagu tormata mingi teismelise tuppa ilma, et sa ei koputaks, on ju. Nüüd nad ise nagu avavad selle ukse ja räägivad sulle ja need tüübid, kes räägivad nagu nad ikkagi on tüübid, kes nagu oskavad väljendada ennast, on ju, isegi kui see jutt tundub nagu loll või pealiskaudne, siis sa saad aru, et tegelikult see on nii suur väärtus, kui reaalselt need tüübid ju nagu see töö, mis läheb selle nagu nende videote ja nende teemade läbimõtlemisse, monteerimisse, siis kõik need nagu naljad, mis seal vahepeal on, kõik need nagu idiootsed reaktsioonid, mida nad ise nagu kutsuvad endas esile, et saaks hiljem montaažis neid nagu veel rõhutada, paned repeat'i peale mingi lollaka näoilme, mis sa teed ja mingi hääle näiteks, on ju, ja see ongi naljakas reaalselt, see ongi, saad aru, et okei, see on osa sellest meemikultuurist nagu, mis niikuinii on internetile nii nagu omane, et see on sellest DNA-s nagu, et see kogu see keel nagu, et see on jällegi mõnes mõttes nagu hip-hop kasvas välja oma mingitest nagu piirangutest, ühesõnaga, et ta sai alguse mingitest piirangutest, et sul ei ole nagu vahendeid, sa ei mängi pilli, sul on lihtsalt see mingi kuradi rütmimasin ja asi ja sa lihtsalt nagu tõmbad toorelt nagu sinna nagu teed sellest mingi kunstivormi, et siis samamoodi see YouTuberi
põhistiil, kus on nagu hästi järsud lõiked, on ju, mida nagu mingil hetkel minevikus oleks peetud nagu praagiks, et sa ei saa niimoodi monteerida, et lihtsalt nagu jump cut ideks nimetatakse neid, on ju. Et iga reaalselt 2 sekund tagant on jump cut, eks ole. Et siis nüüd, et lõikad kõik vahed välja ja lihtsalt pilt hüppab nii-öelda, et sa oled lihtsalt nagu, et ühel hetkel on nägu ühes ekraaniservas, teisel hetkel teises nagu ja siis et mis asja, on ju. Et vanade montaaži mingite nagu heade tavade järgi see oleks olnud praak, nüüd see on osa sellest montaaži keelest, et ongi nagu, et need asjad, mis olid enne piirangud, on nüüd selle asja nagu kvaliteedid, on ju. Et ma ei tea, seal on nii palju nagu neid kihte, mida nautida lihtsalt, et ja kokkuvõttes see on jällegi sihuke nagu, et kui sa vähegi tahad nagu aru saada, et mis see nagu ajastu vaim on või mis see zeitgeist on nagu, ja kui sa ei ole nagu selles mõttes nagu sihuke hukkamõistev inimene või kuidagi sihuke nagu noh, nina püsti, et siis mina ikkagi näen, et need tüübid reaalselt ongi need, mitte kõik, on ju, ilmselt mitte kõik, aga mõned neist reaalselt võivad olla meie tulevased ägedad filmirežissöörid, kõvad produtsendid, kõvad operaatorid, ühesõnaga need inimesed, kes hakkavad, saatejuhid, õhtujuhid, kes hakkavad päriselt looma mingil hetkel mingit sihukest nagu tugevat väärtust meie kultuurile. Jah, praegu nad räägivad mõnes mõttes nagu ajad lihtsalt paska suust välja, teisalt kas me mitte ei tee seda kõik, mõned lihtsalt nagu vähem varjatud mis see meie saade siis parem on, kui siin mingid 2 tõlmaka seletavad internetis mingitel teemadel. No just, ja mis asi on podcast, kui mitte lihtsalt YouTuberi saade ilma pildita, mõnes mõttes on ju. Palju pikem. Et ühesõnaga, lihtsalt omalt poolt nagu tahaks öelda, et kogu see tava nagu kuidagi tõmmata nagu hullult vett peale neile, sest nad on pealiskaudsed ahvid. Mulle tundub see nagu antropoloogiliselt nagu super huvitav. Ja tahtsin raporteerida, et ma olen seal jäneseurus nüüd kinni ja hakkasin subscriberiks isegi mingitel kanalitel. Sa pead pärast kindlasti linkima, et kes need kanalid on. Ei lingi mitte midagi, avastage ise. Meie kolleegid, armsad kolleegid Vaba Mikrofonist on ju tegelikult väga mitu korda juba sellel YouTuberite teemal nagu peatunud. Ja ma isegi nagu nüüd praegu nagu mõtlen, et huvitav, et me nagu ei ole sellest varem rääkinud nii väga, et me oleme rääkinud mingitest videodest, mida me oleme vaadanud või kui mingi teema on tõstatanud, aga selles suhtes on sul õige, et noh, tänapäeva noored ju väljendavad ennast nii palju visuaalsemalt, kui meie seda tegime, et noh, blogid olid siis ju nagu teksti põhjal kirjutatud blogid, mis olid nagu tõsine teema, kui meie olime ja SMS-ide saatmine ja Messengeris istumine. Et tänapäeval on ju need suhtlusvahendid visuaalselt, sa saadad Snapchatis videosid ja pilte või paned neid Instagrami või Facebooki ja samamoodi sinu see kommunikatsioon, kuidas sina oma mõtteid maailma kohta nagu kommunikeerid, ongi see YouTube'i video tänapäeval. Kui ma võtan ette oma teismea blogid ja loen neid täna, see on ikka, see on samasugune selline asi, mida ütleme vanem inimene, ütleme see, kes nüüd vaatab seda YouTube'i video ja mõtleb, et millest need noored räägivad, miks seda vaja seletada on, see on ju rumal jutt. See on täpselt seesama jutt, mida ma ise nagu siis ilmselt kirjutasin või umbmäärane ja ta ei ole selles mõttes rumal või ta ei ole nagu mõtet või ta ei ole sisutu. Nad inimesed räägivad sellest, mis neil tol hetkel meelel on ja mis veel olulisem, nad väga, väga tõsiselt mõtlevad sellele, et kuidas nagu seda sisu, mida nad toodavad, muuta apelleerivaks. Need, kelle sa üles leiad, need, kelle teised inimesed üles leiavad, on väga palju mõelnud sellele, kuidas toota sellist sisu, mis teistele peale läheb. Nad ei ole nagu selles mõttes rumalad inimesed, et nad nagu, et see on nagu midagi suvalist. Nad on väga selgelt mõelnud selle peale ja katsetanud ja proovinud ja vaadanud, kui ma siukest juttu ajan, siis mulle tuleb nii palju vaatamisi, aga nüüd nagu neid mingeid lollusi asju tehes, näed, võt juba kasvab. Et see on tegelikult vägagi tark ja eluks väga vajalikud oskused ju selles suhtes, et kuidas midagi müüa. Näiteks, kui sinu toode on see video või sinu toode on sinu mõtted, kuidas neid mõtteid müüa. No just, ja see on omaette naudingut pakkuv asi, kui sa jälgid seda, et mismoodi minus kutsutakse esile mingit nagu naerureaktsiooni, mismoodi minus kutsutakse esile mingisugust nagu kaastunnet või tülgastust, mida iganes, et see on jällegi, see on väga petlik vorm mõnes mõttes YouTube, see, mida YouTuberid teevad, sest see näeb välja nagu mingi kõige lihtsakoelisem asi üldse, pane kaamera käima, pane salvestama ja siis, kui on jutt räägitud, lihtsalt hakka upload ima. See on lavastus, see on nagu, saad aru, see on otsast lõpuni lavastatud ja need inimesed, kes seal kaamera ees on, nad on lavastajad, nagu kõige paremad neist on nagu väga teadlikud, head toimetajad, lavastajad, kaldkriips, monteerijad, eriefektide kuradi keerajad, et
see nõuab sihukest nagu toimetaja ja režissööri taipu, loojutustaja taipu, see nõuab tehnilist taipu ja need on kõik asjad, mis jäävad nagu noh, peidetuks, et ma arvan, et nagu laiem vaatajaskond nagu ei analüüsi seda päris nii, nad lihtsalt vaatavad, et see on nagu mingi asi, mida saab ülikiirelt teha ja mingid tüübid lihtsalt on andekad, et nad vajutavad rekord ja tuleb lihtsalt nagu mingi andekas asi, tegelikult see on nagu nii, nagu need Eesti YouTuberid ise nagu ütlesid ühes videos ka, et kui nad tegid seda mingit telefonimängu challenge'it nagu, et siin oli mingi üks lause. Sa oled ikka päris palju videosid vaadanud. Aga jätka. Et YouTuberid veedavad oma päevi monteerides ja nii see ongi, noh, et montaažitöö on nagu väga maagiline ja väga salakaval, see on siuke nagu alkeemia ja mis ma selle teema kokkuvõtteks tahan öelda. Me niikuinii ei võta seda veel kokku, sa võid mitu korda veel kokku võtta. Okei. Ma võtan ennast kokku võib-olla siis, et see on nii loogiline jätk minu arust kogu see YouTube imise traditsioon nüüd võib juba öelda, on ju, et see on ju nii loogiline jätk sellele, mis juhtus reality TV-ga, et mõnes mõttes reality TV nagu lõhkus traditsioonilise TV sisu ära, ehk siis, et sihuke üli modereeritud, üli nagu kunstlik, seatud sihuke nagu ja sihuke nagu kuidagi jah, sihuke nagu ebanaturaalne sihuke nagu televisioon, järsku sinna sisse sadas nagu sihuke nagu täiesti toores, nagu tahumatu sihuke punkasi, mis nägi välja nagu ma ei tea, kui sa võrdled mingit suurejoonelist ooperilavastust mingi kuradi kõige toorema koduvideoga, on ju, et mingi sihuke amatöörlikkus omandas omaette väärtuse, inimesed nagu tahtsid näha, et mis seal nagu kardina taga toimub, mis toimub köögi poolel, kuidas inimesed päriselt elavad nii-öelda ja sealt edasi kõik nagu siuksed, noh, see huvi aina kasvas, eks ole, ja tekkisidki reality TV staarid, inimesed, kes olid kuulsad nii-öelda sellepärast lihtsalt, et nad olid kuulsad või nad olid kuulsad selle poolest, et nad, ühesõnaga, ma ei mäleta, kuidas see oli, seda sai kuidagi ka huvitavamalt öelda, vabandust. Aga, et nüüd, kus seda saavad teha reaalselt mingid 11-aastased tüübid oma magamistoas, see tundub mulle nagu nii õiglane, et lõpuks ometi tehnoloogia ongi nagu demokratiseerinud kogu selle valdkonna, et reaalselt nagu kui varem räägiti nagu sellest, et audiovisuaalse meedia. Jah, postipoisist miljonäriks sihuke nagu sihuke nagu lugu, et siis nüüd vaadates sihukest nagu meediat, et siis seal reaalselt ongi, et igaüks meist on meedia, see on olnud ka meil arutluse all, et kas meie oleme meedia, kas popkulturistid on meedia ja saimegi nagu vastukäe, et olete jah, on ju, ja me ise ka ilmselt nagu sisimas juba iga osaga aina rohkem tundsime, et tegelikult oleme küll, on ju, et mõnes mõttes me nagu peame vastutama selle eest, mida me suust välja ajame. Loomulikult. Nii, et siis nagu see on nagu üliõiglane, mulle tundub, et nüüd reaalselt on päriselt võimu inimestel juba ilma selleta, et keegi nagu mingi suur korporatsiooni boss, mingi kontserni boss nagu annaks talle hääleõiguse, vaata, või annaks talle nagu loa rääkida, et päriselt on võimalik, et sa lihtsalt teed mingi nii tugeva statement'i oma magamistoas ja sa oled mingi nii-öelda suvaline ei keegi, mingi nagu alaealine tüüp oma nagu vanemate kodu tagatoas, on ju, ja reaalselt sa võidki nagu jõuda massideni, et selles on midagi nii kihvti ja jättes kõrvale kogu selle sisu, et kas see on pealiskaudne või mitte, YouTuberite maailm on sama kirju kui ükskõik mis muu nagu nagu meedia ja loomingu žanr, on ju, sa võid sealt leida täpselt seda, mis on nagu sinu tassike teed, on ju, sa ei pea vaatama neid videoid, kus räägitakse asjadest, mis sind lihtsalt ei huvita. Otsi üles asjad, mis sind huvitavad ja asi läheb super huvitavaks kohe, et see on nagu podcast'ide maailm samamoodi. Nii et lihtsalt nagu ülitore, mul on hea meel lihtsalt, et ma nüüd nagu tean, et see on ka mingi thing. Ja siin ongi see, et kui sa sellest, kui sinu jaoks tundub see rumal ja sa ei saa sellest aru, siis ära muretse, see ei ole sulle suunatud, see ei ole selle sihtrühm. Et mina ka ei ole enamus, nüüd ütleme see, mida sina mõtled, kui sa ütled Eesti YouTube'i skeene või see Eesti YouTuberite kamp, et seal enamus ongi sellised minust oluliselt nooremad inimesed, kes räägivad teemadel, mis mind väga ei kõneta, et ma olen ka nagu seda natukene püüdnud piiluda seda maailma ja uurida, et mis seal toimub ja kas seal on nagu minu jaoks midagi põnevat ja enamasti ma ei ole seda leidnud, aga teisalt jällegi see maailm ongi nii suur ja lai, et seal on lahedaid asju. Ma ei tea, kas võib Life of Borist pidada Eesti YouTuberiks, aga ta elab Eestis ja teeb siin videosid ja see, mida ta teeb, on võrratult
ootamatult hea sisu ja noh, ma olen väga nautinud ka mitmeid Märt Koigi videosid erinevatel teemadel, kus ta on nagu selliselt endale omapärasel viisil neid avanud ja analüüsinud ja noh, tema formaat võib-olla isegi sobiks rohkem podcast'i vormi kui YouTube, aga noh, vahet pole, eks ole, sisu saab ikkagi edasi kantud. Ja mingeid Nele Kirsipuu videosid ma olen kunagi vaadanud, ta tegi mingeid kihvte asju, sest noh, tegelikult tema on veel lisaks sellele filmikooli taustaga inimene, kelle nagu noh, võimekus seda meediat toota on nagu veel kõrgem ja noh, seal on nagu huvitavad selles maailmas ja ma olen sinuga täiesti nõus, ma võiks vabalt olla ka ise see YouTuber, ma usun, et kui ma teismelisena noh, kirjutasin oma Blogspoti blogi, kui see võimalus oleks siis olnud, oleks ma seda täiesti kindlalt teinud ja ma olen seda isegi nüüd hilisemas vanuses, kõrgemas vanuses püüdnud nagu teha, ma üritasin mingit teadus YouTube'i kanalit kunagi alustada või tegin vähemalt ühe video, aga see kahjuks ajapuuduse tõttu kaotis, sest see on raske töö. See stsenaariumi kirjutamine, selle läbimõtlemine, selle monteerimine, selle filmimine, teha niimoodi, et see tegelikult ka kedagi huvitab, et sa räägid hästi, et see toimib hästi, kogu see asi, see on väga raske töö, see võtab väga palju aega. Ja leida üles oma loomulikkus nii-öelda, et sa ei ürita olla kellegi moodi, aga samas sa ju üritad olla kellegi moodi, sa üritad olla YouTuberi moodi, on ju. Et kõik see nagu selle loomuliku ja kunstliku sobitamine, ühesõnaga see on nagu, seal on rohkem peidus ja seal taustal on midagi palju suuremat, kui nagu välja paistab, et see, mis välja paistab, ongi jäämäe tipp ja seda tippu oli mul nagu ülihuvitav avastada. Ma ei tea, kui pikalt ma seda vaatan, aga kes ütles, et ma pean mingeid lubadusi andma? No ütle üks YouTuber, ütle üks nimi vähemalt. Ma mäletan Vabas mikrofonis juhtus ka seda, et Gregor oli vaadanud YouTubereid ja siis ei tahtnud ühtegi nime öelda, aga no ütle ikka. Ma ka ei taha, sest et ma tahaks nagu lasta inimestele ise minna ekslema sinna läburinti. Et lihtsalt kui sa hakkad otsast minema, siis seal on viiteid nagu erinevatele, ma sellepärast ei tahaks eraldi kedagi välja tuua, et ma ei ütle, et ma olen nagu kellegi, ma ei soovigi kedagi nagu esile tõsta kui mingit erakordset näidet, pigem mul oli nagu huvitav lihtsalt saada nagu degusteerida lihtsalt, et nagu saada nagu mingi esimene maik nagu sellest, et mis asi see üldse nagu on, mis toimub üldse, et kui ma praegu kedagi esile tõstaksin, siis see oleks nagu kuidagi nagu teenimatu mingisugune siuke nagu esile tõstmine või kuidagi, et see ei ole nagu läbi tunnetatud, Ivo, ma pean läbi tunnetama kõik oma soovitused. Father John Misty on inimene, keda tuleb tšekkida ja tema ei ole YouTuber. Mul on üks soovitus veel. Ma käisin siin eile, mis kuulajate jaoks on täiesti irrelevantne termin, aga mingi päev siis ja näiteks. Mineviku Ivo jaoks eile on hoopis kauge tulevik, mõtle selle peale. See on kõik nii sassis, nüüd kui sa teed selle ajarännu võimaluse mingil täiesti irrelevantsel ajal. Ma käisin Tartus aparaaditehases ja mulle väga meeldis seal, see on ääretult tore asi ja mis mulle veel kõige rohkem meeldis oli, seal on siuke pood nagu slow, nagu aeglane inglise keeles slow. Nendel on veebisait ka slow.ee, ma soovitan kõigil sinna väga minna, sest see on siuke asi, mida ma tahaks näha, et see areneks. Ma tahaks, et see pood oleks Tallinnas tegelikult, olgem ausad, et noh, ta ei peagi seal Tartus tegelikult olema, sorry, aga see oleks nii äge, kui ta oleks Tallinnas, sest see oli esimest korda, kui on selline tõsiselt laheda mõttega riiete pood, me oleme vaata siin rääkinud sellest riiete teemast, et riietuse juures me samamoodi oma vestluses ju tõime esile seda, et me tahaks, et see oleks nagu kuidagi jätkusuutlikum, me tahaks, et see poleks siuke kiirmood, kus me lihtsalt nagu kuidagi tarbime nii meeletus kogustes neid riideid ja jätame neid kõrvale, et meie jaoks on see nagu sügavam aspekt ka seal oluline. Ja see pood nagu sellele üles ehitatud ongi, et noh, ühest küljest on ta nagu selline ökorõivaste pood, aga tegelikult on ta midagi palju suuremat ja huvitavamat, et see on nagu selline jätkusuutliku tekstiilitööstuse pood. Et noh, et erinevad brändid, mis kasutavad siis erinevaid selliseid tootmisjääke ja huvitavaid materjale, mida nad on saanud siit ja sealt ja millised nii-öelda sellised ärimudelid neil on, et neid asju omale tagasi saada klientidelt ja siis uuesti kasutusele võtta, et seal on hästi lahedad asju ja mis mulle nagu kõige rohkem selle asja juures meeldis, seal on nagu 50-50 meeste ja naiste riideid, et seda sa ei näe tegelikult enamasti selliste poodide puhul, nad on suunitletud naistele, sest nemad võib-olla on need suuremad tarbijad, aga see
pood tõesti oli 50-50 meestele ja naistele, nüüd ma müün selle asja sulle maha, seal oli Star Warsi riideid, seal oli nagu triiksärke, kuhu oli peale trükitud Darth Vader või kuhu oli peale trükitud C-3PO, see oli nagu äge, et minge ostke sealt stuffi, võib-olla siis nad ükskord laienevad Tallinna, nad ei ole mulle maksnud selle reklaami eest, aga ma lähen üks hetk võib-olla sinna midagi ostma, see oleks nagu väga äge. Mulle meeldis, millise enesekindlusega sa nagu näpuga nagu näitasid mu peale, et ja nüüd ma müün selle sulle maha, seal on Star Warsi mingid pildiks sealt riiete peal ja see on argument, mis sellest kõigest, mis sa välja tõid, on nagu kõige ebaolulisem mu jaoks. Ma arvan, et ma isegi ei taha kanda Star Warsi mingeid, kõvatsesid. Kas sa ei taha kanda Kas sa suvatsesid kõvatseda? Ma kõvatsesin täiega. Aga muidu tundub äge. Kui ma Tartusse satun, eks ma siis astun läbi. Sorry, kui see kõlas nagu reklaam, aga ma olin nagu väga elevil sellest. Ma vabandasin meie kuulajate eest, sest see on nagu savi, et see sulle kõlas nagu reklaam, aga ma olin nii rahul selle mõttega, selle poega. Aga saate lõpetuseks, kui kogu see kelbas, mis me nagu rääkisime, et see läks ühest kõrvast sisse teisest välja, kui on üks asi, mis on nagu oluline siit meelde jätta, siis see on see, et 10. juunil aastal 2017, 21. sajandil toimub popkulturistide esimese sünnipäeva pidu Von Krahlis. Selle peo raames me teeme live-salvestuse, kuhu me ootame teid kõiki, seal saab olema väga lõbus, me vastame teie küsimustele, ajame oma tavapärast kaasahaaravat, karismaatilist, elegantset, intelligentset, huvitavat kelbast. Lava peal, teie kõigi silme all, teie kõigi kõrvade läheduses reaalselt näete, kuidas me vingerdame toolides ja puterdame, eks ole. Ma vihin oma sõrmedega nagu reaalajas. Ival on Star Warsi riided seljas, mis biolagunevad saate käigus. Ja nii, et saate lõpuks olema nagu topless põhimõtteliselt. Kerge Chip and Dalesi lubadus. Luban selle juba välja, saate lõpuks ma olen topless, eks ole. Kui see nüüd teid ära pole hirmutanud. Sel hetkel, kui sa oled topless, liitub meiega laval Jarek Kasar. Ma ei tea lubada, kui palju riideid tal seljas on sel hetkel. Võib-olla ta pooluga kaasa ja tuleb ka lavale ja on topless. Ta on oluliselt, ütleme ikkagi kõrgema kaliibri inimene või staar kui meie. Ma meeldib kõrgema kaliibri inimene, vaat see mulle meeldib. Ta on kõrgema kaliibri inimene kui meie. Me ei saa talle ette kirjutada, palju ta kannab rõivaid. Ei saa. Me oleme lihtsalt alandlikult tänulikud, et ta on üldse nõus tulema meie üritusele, meie sünnipäevale, meie esimesele sünnipäevale, kus me siis intervjueerime ka teda ja õhtu lõpeb Jareku kontserdiga, reaalne täispikk kontsert, kõik see kokku maksab 10 eurot inimesed, ainult 10 eurot sularahas, tuled sularahaga kohale, me Ivoga oleme ukse peal vastas, laseme sisse kõik inimesed, kellel on 10 eurot, kuid kui see inimene, kes sinna saabub, on meie toetaja Patreonis, patreon.com/popkulturistid, siis otse loomulikult see inimene saab tasuta sisse. Ta lihtsalt astub sisse ja on kohal. Jah, nii et kui on soovi tulla tasuta sisse, siis veel jõuab liituda meie Patreoniga, hakata meie toetajaks. Te olete juba nimekirjas, kallid patroonid. Aga siiski andke meile märku, saatke meile kiri, kui te olete päriselt tulemas, kallid patroonid ja kõik teised. Üleüldse nagu see suur üleskutse nüüd on see, et palun jagage meie üritust, me tavaliselt ei palu mingisuguseid nagu teeneid ega asja, kuna see on siuke suur asi, see on siuke suur tähistamine. See on meie esimene sünnipäev ja meie podcast, meie armas väike podcast, kes on aasta jooksul nii kaugele jõudnud, nii paljudesse südametesse pugenud, nii paljude ja veel rohkematesse kõrvadesse. Et selleks, et see pidu tõesti nagu oleks peomoodi, et seal oleks inimesi reaalselt, siis olge nii head, kinkige meile sünnipäevaks see, et te tulete kohale ja mitte ainult ei tule üksi kohale, vaid võtate mingi sõbraga kaasa või isegi mitu sõpra või pere. Ja, või me oleme täiega lapsesõbralikud too õhtu. Või Tinderist haarate kaasa inimesi, vahet ei ole. Väga hea mõte. Inimkaubandus, ostate mingeid inimesi kaasa endale, mida iganes. Kõik sobib. Ühesõnaga, pakime selle toa inimesi täis, kes kõik saavad meiega koos pidutseda, teeme ühe toreda live saate, uksed avanevad kell 7 Von Krahlis, 10. juuni 2017, pane meie Facebooki üritusele going, mitte interested, sest interested is not, we are not interested in interested ja kohtume seal. Von Krahli baar on avatud, saate osta teed, kohvi, alkoholseid jooke ilmselt.
või, ma ei tea. Absoluutselt, jah. Ühesõnaga ma enesekindlustan ennast, sest kindlustus on oluline ja tähistame meie sünnipäeva. Shout out vabale mikrofonile, kes ka tähistab tegelikult kohe varsti nüüd sünnipäeva, sest nagu me kõik mäletame, me alustasime ju samal ajal, eks ole. Samal päeval, et tähistame. Tähistame. 10. juuni 2017 Von Krahlis. Save the date, ole seal või ole ruut. Punkt.